Nii, väike vahemärkus ka, et kuna meil videograaf oli siin väiksel Simmanil pulmas, siis ta ka meiega Daugavpilsi kaasa ei saanud tulla ja seega on kõik klipid filmitud telefoniga. Et see oli tema palve, et me kindlasti seda ütleks, et tema maine on mängud. Nii, tervist! Täna oleme siis Daugavpilsis, kuskil 600 kilomeetrit Tallinnast. Mis meil siis on? 24-25 juuli 2020, pärast jääb meile meelde. Igatahes siis alustasime Streetiga ja räägin siis natuke enda sõitudest ja siis pärast Pärt võtab üle. Meil oli väga palju osalejaid, alustame sellest 70 inimest, 70 autot. Ja no nagu ikka, reede oli meil trennipäev, saime kõik sõita 12 ringi. Trenn oli tegelikult päris okei. Rada on küll siin Daugavpilsis juba suhteliselt vana, et siin ütleme jah, väga varsti siin enam vist neid võistlusi teha ei saa, et see rada on juba siuke päris palju auke oli raja sees ja muhke ja kühme, et raske oli auto sõita, ei teadnud kunagi, mida auto teeb peale igat auku. Ja noh, siin mingid lõigud on pandud puut asfaltit, et kuskil rohkem gripib, aga no ütleme, see ei ole nii hullu. Igatahes tegime trennid ära reedel, laupäev hakkasime siis hommikul samamoodi trennidega pihta, saime kõik 4 ringi teha, 2 ees, 2 tagasõitu. Ja siis ta läks pihta, no meil oli kvalifikatsioon, nagu ikka see Streetil on, 70 autot, ma arvan, et see kestis mingi 3 tundi kokku. Õnneks mina olen number 2, ehk ma saan suhteliselt alguses kohe ära sõita, et ma sain 3. minna oma 2 run'i ära teha, et kõigepealt tegime 1 run'i ära ja siis kohe teise otsa. Et esimene run oli mul paremini välja, sain 72 punkti. Oleks võinud ise sipa paremini sõita, ei saanud teist sabaklippi kätte, aga noh, ikkagi tuli suhteliselt okei tulemus. Teine sõit oli ka tegelikult suhteliselt okei, tuli mingi 60 midagi punkti, et täpselt ei mäletagi, aga jäi esimene tulemus ja saime selles suhtes, et väga kõvad sõitjad olid kõik, et lõppkokkuvõttes sain 31. koha siis kvalifikatsioonipunktidega. Et läksin siis sõitma tandemit 34. positsioonil oleva lätlasega. Samērā labi, Borisovs tiek līdzi, daudz mazākā leņķī gan šobrīd nekā viņam pa priekšu braucošais Igauns labi izskatījās, smuki zīmē trajektorijā, ļoti plaši paņem. Ļoti veiksmīgi un cepurnos gan pa priekšu valsmi Igaunis Ādis tagad seko. Pastīsimies, vai Borisovam arī izdosies izzīmēt pareizo trajektoru. Tur izstījās, ka kontakts ar abiem pilotiem neuztaisīs smuku to pārmetienu un neatstāja vietu Igaunis Borisovam. Aizgloja bumpers pa priekšu. Sõit oli suhteliselt huvitav, et mis seal ikka, ei hakka nagu midagi ega kedagi maha tegema, aga lõpus finišijoonel jah, kuna endal oli kiirus oli niivõrd suur, et olin hästi lähedal ka, siis lihtsalt mitte tagant otsa sõita, pidin nii suure nurga viskama ja noh, tegelikult ma täitsa spinni ei läinud, et ma lihtsalt libisin külg ees, aga kohtunikud võtsid selle kui 0 punkti ja siis mina kahjuks sealt minu võistlus lõppes. Pärdil läks paremini sees, et Pärt räägib edasi. Ei, mis mul paremini läks, noh, trennid olid nii ja naa, et tulime siia teadmisega, et seekord ei pinguta nii palju üle ja muudame oma sõidustiili, et rääkisime spotteriga ka ja muutsime kategooriliselt oma sõidustiili, et gaasiga hoidsime tagasi ja ka nurgaga hoidsime kõvasti tagasi, et siis algasid meil tandemid, meil oli 25 tükki, mina jäin 13. Tandemid, ma ei jääs tandemid. Kvalifikatsioon oli enne tandemid, jah. Kvalifikatsiooni esimeses ringis läksin turvaliselt sõitma ja proovisin hoida ideaalset joont. Et enda arust oli väga hea sõit, küllaltki hoidsin gaasiga tagasi, et ei paarutanud nii palju. Ja sealt sain 74 punkti. Teades, et esimesest sõidust on kindlad punktid käes, siis läksin teise sõitu sõitma nii, nagu võiks sõita. Et aga sealt tuli veits overkill sõit, et autonurk oli päris raju ja gaasiga väga tagasi enam ei hoidnud, et koonusid lendas ja toss oli ja äge sõit oli enda jaoks. Kohtunik oli nii väga meeldinud ja sealt tuli 69 punkti, et jäime positsioonilt 12. Et esimeseks top 16 vastaseks sain 3. kohal positsioonil oleva, ma nüüd ei teagi, Läti sõitja.
Vārts uzvar, uzvarēs Supra, tad priecīgi, ka Supra uzvar. Nu, tad skatīsimies, kā viņam veiksies šobrīd. Aptuveni 2 korpusu distanci, ļoti plašā trajektorijā Kārkonis šobrīd. Supra aptuveni, Tema oleks teadsin, et on väga hea sõita ja ta auto on väga hea. Et ei tohi endale eksimusi anda ja kahjuks või õnneks tuli enne tandemit tuli vihm maha, mis tegi selle asja veel huvitavamaks, sest reedene trenn ja laupäevane hommikune trenn olid kõik kuivas, keegi ei olnud seda enne vihmaga sõitnud. Ja siis läksin mina ette ja vastane ilmselt pingutas üle, et ta esimeses kurvis kohe lasi otsaks ja seal tagasi pöörde peal ka ronis liiga sisse ära, et sealt tuli meile võit. Edasi läksime kokku Arti Kannistaga. Seekord teadsime, et sõit on väga kindel endas ja väga hea autoga sõidab, et läksime andma endast maksimumi. Kahjuks küll esimeses sõidus Arti oli ees ja stardikurvis kohe läks ta libeda peale ja tegi spinni niimoodi, et mul ei õnnestunud enam autot päästa ja sõitsime omavahel kokku. Et seal mingid tükke lendas ja mul käis roolis jõnks ka läbi, et veits muretsesin, et rool on paigast ära. Aga ei olnudki väga hullu, et käisime kirjalt boksis, vaatasime auto üle ja tegime teise sõiduga ära, et teise sõiduga sõitsime täitsa viisakalt ja kõigile meeldis, et seekord pääses mina edasi top 4. Top 4 saime vana hea sõbra Aleksander Muraisi. Kāds iekšējo bonusu, Kuvas mēģina tik līdzi, pagaidām viņam tas izdodās, aptuveni puskorpus starp abām automašīnām. Teadsin, et ka tema on väga kindel, et läksin Antselmas parima ja tulemuseks oli one more time. Kohtunikud ei suutnud ära otsustada, kumb see siis parim oli. Ja teises sõidus siis ees sõites ma tundsin poole raja pealt, et mul ei ole enam rooli võimu, et rool oli väga raske ja seda oli autot oli suht raske juhtida. Et ma sõitsin küll lõpuni, aga see oli ees sõitmus väga inetuks, et sealt tuli võit Aleksander Muraisile, et tema pääses finaali ja meil ei ainult sõita 3. ja 4. koha peale. Et läksin boksi, lasin mehaanikutele õli juurde lisada ja jahutasime autot igate pidi, kuidas oskasime ja sõitsime 3. ja 4. koha peale. Kuvas pazaudē distanci, pāris korpus šobrīd starp abām automašīnām, gan jau Igauns mēģinās saķert pa priekšu braucošo brālīti. Brālītis, iebrauc tomēr šajā vērtējošajā zonā. Kuvas arī, bet Kuvas nav blakus, Kuvas ir diezgan aizmugurē tomēr. Sõit oli ilmselt päeva parim ka üleüldse, et mõlemad sõitsid väga ilusti ja seekord võttis parem sõita. Un uzvar izcīnā Bart Kuvas. The winner is Bart Kuvas, labāks līderants, labāks vadošais brauciens. Õnneks kahjuks olime nüüd meie. Redzam, ka Igauns ir pārlaimīgs, un abi divi, protams, pateicās viens. At the semi-pro, third place, Bart Kuvas! Saime siis siit etapilt 3. koha, mis viis väga suured pinged enda pealt võttis maha, et seekord poodium tuli, mida on väga kaua oodatud. Et kindlasti Gert õppis ka siit väga palju tänasest võistlusest, et võib külje alla ronida, aga mitte liiga palju. Kuule, aga hea tee ja hea tee. Meie, tšau!